Kas president Trump nimetas tõesti Bibi Netanyahut kuradi hulluks? Vähemalt nii väidab Axiosi raport. Siiski võib meil olla põhjust arvata, et osa sellest kajastusest oli täpne. Mark, ütle mulle, mida sa sellest arvad? Kas sa arvad, et president Trump lihtsalt sõimas teda Liibanoni pärast ropult ja sellepärast, et ta teeb Iraaniga mingit diili või vähemalt üritab seda teha? Nii et mul pole selles mingit kahtlust. Kuigi ma ei saa kinnitada ega tea, kas see on tõsi või mitte, ega ka Axiosi raporti üksikasju. Ma arvan, et on õiglane eeldada, et toimus raske vestlus. Vestlus, kus Netanyahu ja Trump ei olnud kõiges ühel meelel. Teate, kui ma olin ministeeriumis, siis me ütlesime alati, et see oli avameelne vestlus, jah, aga see oli ilmselt eriti avameelne vestlus. Ja see on sellepärast, et iraanlased on ilmselt öelnud ameeriklastele, et kui te tahate, et need kõnelused jätkuksid, peab Liibanonis olema täielik relvarahu. Teisisõnu, nad seovad need kaks küsimust omavahel. Ja Netanyahu ütleb, kuulge, meid ründab Hezbollah Liibanonis, me kaitseme end. Meie eesmärk on Hezbollah kui sõjalise organisatsiooni laiali saatmine. Meie eesmärk, mis on ka Ameerika eesmärk, on see, et Hezbollah, see Iraani terroristlik käsilane, tuleb laiali saata. Nüüd Iraan oma enda põhjustel, ja me mõistame miks, sest see on nende käsilane, ei taha, et see juhtuks. Ja iraanlased ütlevad tegelikult ameeriklastele ilmselt, et nad takistaksid Iisraelil seda tegemast. Noh, üllatus. Ja las ma ütlen teile midagi. On aeg mängida head ja halba politseinikku. Ja täna, või võib-olla alati, olen mina see halb politseinik. Ja las ma ütlen teile, see sobib mulle. Tõesti sobib. Ma olen maruvihane. Ja ma olen vihane mõlema juhi peale. Miks? Sest kuigi ma täiesti mõistan, miks Netanyahu peab Trumpi eeskuju järgima, lõppude lõpuks on Trump vaba maailma juht. Siiski olgu, Trump räägib oma Truth Sociali postituses läbirääkimistest. Ta ütles ka, et tal oli suurepärane vestlus esindajate kaudu Hezbollahga. Hezbollah on Iraani käepikendus. Hezbollah on tulistanud lõhkepeaga droone Iisraeli tsiviilisikute ja sõdurite pihta. Ja siiani oleme seda nimetanud relvarahuks, tuginedes Ameerika relvarahule Liibanoni ja Iisraeliga. Aga loomulikult jätsime endale õiguse rünnata, kui nägime sellelt territooriumilt lähtuvaid terroriohte. Siin on probleem. Miks olen ma ka Netanyahu peale vihane? Sest kui pärast seda telefonikõnet ja mitte pärast seda telefonikõnet, pärast. President Trump säutsus Truth Socialis, et Netanyahu oli nõus ja ta pööras Iisraeli lennukid ringi, sest need olid teel Beiruti operatsioonile Beirutis. Nüüd me teame, et see on tõsi. Need lennukid ei jõudnudki Beirutisse, seda me teame. Me ei tea isegi, kas need üldse õhku tõusid. Me ei tea, aga me teame, et teatati, et just seda me kavatseme teha, aga me ei teinud seda. Olgu. See tähendab, et see lepiti nüüd kokku selles ja miks? Vahepeal toimuvad niinimetatud läbirääkimised Liibanoni valitsuse ja Iisraeli valitsuse vahel Washingtonis vahendajate kaudu rahuleppe üle Liibanoni ja Iisraeli vahel. Sest väidetavalt, ja me teame, et see on tõsi, et nad mõlemad, et Hezbollah on mõlema vaenlane, nii Iisraeli kui ka Liibanoni vaenlane. See on Liibanoni täielikult üle võtnud. Ja siiski keeldub Liibanoni valitsus Iisraeliga kohtumast, soovib, et Iisrael lahkuks Lõuna-Liibanonist. Ja ma ei saa sellest aru. Okei, olen lihtsalt kõigi peale vihane, sest tead mis? Nad võivad põrgusse minna. Nad peaksid põlvili laskuma ja tänama Iisraeli selle eest, et ta teeb tööd, mida Liibanoni armee keeldub tegemast või on liiga nõrk, et teha. Esiteks, sul on lubatud vihane olla, aga ma arvan, et su viha on valesti suunatud. Esiteks, sa ütlesid midagi, mida oleks pidanud veidi delikaatsemalt ütlema. Liibanoni president keeldub Netanyahuga kohtumast. Aga öelda, et need kaks valitsust omavahel ei räägi, ei vasta tõele. Nad on rääkinud, neil on juba olnud 4 või 5 läbirääkimiste vooru Washingtonis erinevatel tasanditel. Ja Iisraeli ja Liibanoni vahel käib rahuprotsess. Ja põhimõtteliselt öeldi see eile kongressis väga hästi minu arvates, kui välisminister Rubio ütles, et kui Hezbollah ei oleks Iisraeli ja Liibanoni vahel tõenäoliselt juba rahu. Piiritüli ei ole, tõsist vaidlust ei ole, me võiksime rahuleppe väga kiiresti sõlmida. Probleem on Hezbollah, mis ainult rõhutab seda, miks Hezbollah tuleb võrrandist eemaldada.
Sest kui sa võtad Hezbollah võrrandist välja, ei lahenda sa mitte ainult Iisraeli probleemi, vaid ka lääne probleemi. Sest Hezbollah on raevukas lääne väärtuste, ühiskondade ja riikide vaenlane. Aga sa teed ka Liibanoni rahvale teene. Sa vabastad nad sellest Iraani terroristlikust käsilasest, kes nende riiki okupeerib. Teine asi, mis juhtus, on see, et vaid nädal tagasi kutsus Hezbollah avalikult üles Liibanoni valitsuse kukutamisele. Nii et keegi siin ei tohiks arvata, et Hezbollah on vaid Iisraeli ja Ameerika vaenlane. Hezbollah on ka Liibanoni ja Liibanoni rahva vaenlane. Oletame ilma, et me kõiki Accessi raporti detaile aksepteeriksime, et see oli tõesti raske vestlus Netanyahu ja Trumpi vahel. Ma tahan teile öelda, teate küll, mina olen see mees, kes on amatöörajaluulane, jah. Churchillil oli teise maailmasõja ajal lõputult vaidlusi Rooseveltiga igasuguste küsimuste üle. D-päeva ajastuse, Torch-operatsiooni ajastuse, selle üle, kus peaks toimuma sissetung, teate küll. Kas see peaks tõesti toimuma läbi Prantsusmaa või peaksid nad tulema Kreeka kaudu ja sel moel takistama venelastel Ida-Euroopasse tungimast? Kõik need erimeelsused olid olemas. Ja kui inimesed tema kabinetis, Briti kabinetis, kaebasid Churchillile selle üle, mida ameeriklased sunnivad britte tegema, jah. Churchill ütles, tead, on üks asi, mis on hullem kui liitlastega tegelemine ja see on see, kui sul pole üldse liitlasi. Ja president Trump on olnud üks parimaid, kui mitte parim president Iisraeli jaoks. Ta on olnud kindel sõber. Ma lihtsalt loetlen mõned punktid. Tunnustas Jeruusalemma kui Iisraeli pealinna ja viis USA saatkonna sinna. Ta tunnustas Iisraeli suveräänsust Golani üle. Ta korraldas Abrahami rahu kokkulepped, mängis olulist rolli nende kokkulepete saavutamisel. Ta tõstis sõjalise koostöö taset, ta tõstis luure koostöö taset. Nimekiri jätkub ja jätkub, see mees on sõber. Tõsiasi, et ta näeb Iisraeli peavaenlast ka Ameerika vaenlasena ja on valmis selle nimel midagi ette võtma, eks? Meil pole kunagi Valges Majas nii head sõpra olnud. Ja seega küsiksin ma meilt, kas on parem omada sõpra, kellega me mõnikord ei nõustu? Või on parem, kui meil pole sellist sõpra Washingtonis? Ja loomulikult on parem, kui meil on see sõber olemas. Viimane punkt. Ja see on miski, millest Iisraeli vastased inimesed lihtsalt aru ei saa. Ja tänu Jumalale, et nad sellest aru ei saa. Need inimesed Washingtonis, kes arvavad, et iisraellastele tuleb peale minna jõuga, neid ähvardama ja siis saad, mida tahad. Ei. Kui sa lähened Iisraelile jõuga, siis iisraellased lihtsalt ütlevad ei. Nad oskavad öelda ei. Me oskame Iisraelis öelda ei, kui arvame, et ameeriklased survestavad meid ebaõiglaselt. Mis on Netanyahu probleem Trumpiga? Et Trump on olnud nii hea sõber ja on Iisraeli ees seisnud, kaitsnud meid ÜROs, andnud meile varustust, mida vajame sõjapidamiseks ja nii edasi. Kui ta on nii hea sõber, annab see talle tegelikult palju suurema mõjuvõimu meie üle. See on natuke nagu abielupaar, eks? 2 inimest otsustavad elu koos jagada. Igaüks neist peab selleks, et abielu toimiks, et suhe toimiks, tegema järeleandmisi. Ma pean minema külla oma ämmale, isegi kui ma võib-olla ei taha seda teha. Aga see on osa sellest, et kõik oleksid õnnelikud. Ja kui sul on lähedased suhted Ameerika Ühendriikidega ning Iisraelil on samuti lähedased suhted, siis pean olema valmis arvestama, kui president Trump ütleb, et on aeg ämmale külla minna. Olgu, kuula, ma olen sinuga nõus. Ja sellepärast ei ole kedagi, kes oleks olnud suurem president Trumpi ja peaminister Netanyahu kaitsja kui mina. Oma kirjutistes, intervjuudes ja vestlustes sõpradega selles taskuhäälingus olen ma neid kaitsnud. Selles taskuhäälingus. Ja just sellepärast olen ma praegu nii vihane. Sest sul on õigus. Jah, järeleandmised. Absoluutselt. Kas sa tead, kes peab praegu järeleandmisi tegema? Iraani Islamiväbärik. Nad äkitselt pärast kõiki neid imelisi võite, ühiseid võite, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael, sõjalised võidud, majanduslik surve võidud, igasugused, nii Liibanonis kui ka Gazas. Äkitselt on see, kuulame, mida neil islamistlikel mõrvaritel on öelda. Ja nad ütlevad, ei, kõigepealt kirjutame alla vastastikuse mõistmise memorandumile. Ja selles vastastikuse mõistmise memorandumis me hakkame tingimusi ette kirjutama. Ja siis, kui me sellele alla kirjutame, ootame veel 60 päeva uut relvarahu. Kõik, mida nad teevad, on ümbergrupeerumine ja taastumine.
ja taaskord üks asi, millest Ameerika Ühendriigid ei saa aru, hoolimata headest kavatsustest, on see, et Lähis-Idas ei ole tegu lihtsalt järjekordsete läbirääkimistega. See ei ole kinnisvaratehing. Ja antud juhul on sul kuri vaenlane, kelle eesmärk on sind hävitada, mitte ainult Iisraeli, vaid ka Ameerikat. Surm Ameerikale, surm Iisraelile ja Hezbollah on nende käsilane. Nii et Trump ei peaks meile ütlema, et meil oli kena vestlus Hezbollahka meie esindajate kaudu, et lõpetada tulistamine. Ei. Ja muide, veel üks asi, ja see ongi minu kriitika Ameerika valitsuse ja minu kriitika Iisraeli valitsuse suhtes. Kas see tähendab, et ei? Tegelikult kuulsime meie kaitseministrit Israel Katzi hiljuti intervjuud andmas ja temalt küsiti täpselt selle Washingtoni ja Jeruusalemma vahelise küsimuse kohta ja mida ta vastas? Me oleme ühel lainel. Me oleme muutnud võrrandit. Varem oli võrrand selline ja selline. Ja nüüd on võrrand selline. Kui nemad ründavad meid, on meil õigus vastata. Ei, vabandust. Kui 7. oktoober meile midagi õpetas, siis seda, et see, mida me nimetame kontrolliks, peab minema aknast välja ja prügikasti. Ja ma ei tea, mis veel. Ei, mitte siis, kui nad meid ründavad. Ei, las nad tapavad meid. Kui nad meid tapavad, siis on meil õigus vastata. Mida see küll tähendab? Ei, mida me peame tegema, on haarata initsiatiiv. Haarata initsiatiiv ja terroristliku infrastruktuuri hävitamine. Me peame nad alistama, mida me olimegi tegemas. Ja seda oli ka president Trump Iraanis tegemas ning need asjad on omavahel seotud. Aga nüüd seotakse Iraan ja Hezbollah Liibanonis nii, et just kui me ei saa jätkata läbirääkimisi Iraaniga, kui te ründate Hezbollahat Liibanonis. Nii et ma olen nagu Trump ütleks, kuradi vihane selle pärast. Nii et ma ei kasuta sinu tead küll keelt. See pole minu stiil, vähemalt mitte avalikult. Aga ma ütlen seda, Ruuti Blum. Sa eirad seda, mis on saavutatud. Ja räägime siin konkreetselt Liibanonist, eks? Enne 7. oktoober 2023 olid Hezbollah löögiväed Radvan, sisuliselt nende enda Waffen SS. Nende eliitmõrvarüksused. Jah, nende eliitüksused olid otse meie piiril. Nad olid kaevanud tunnelid Iisraeli. Nad olid valmis tegema seda, mida Hamas tegi meiega lõunas. Nad oleksid võinud teha meiega ka põhjas. Neil oli 10 000, ma arvan, et see number oli 150 000 raketti, mis olid suunatud Iisraeli elanikkonnakeskuste pihta. Nad olid vaenlased. Ja Iisrael, olgem ausad, Iisrael, kuna me teadsime, et sõda Hezbollahka oleks väga-väga raske, Iisrael oli väga ettevaatlik olukorra pingestamisel. Väga. Ja oli üks konkreetne juhtum, ma mäletan sõjale eelnenud kuudel, kus Hezbollah pani meie poolele piiri peale selle telgi ja kas Iisrael peaks selle maha võtma või mitte ja kogu asi käis ühe piiritelgi pärast. Ja tapis paar inimest, jah? Ja kas see on seda väärt? Kas on mõtet alustada suurt sõda väikese, provokatsiooni pärast? Nüüd, kus me täna oleme, eks? Iisraeli väed on üle kogu Lõuna-Liibanoni teisel pool Litaani jõge. Me oleme viimaste nädalate jooksul tapnud sadu Hezbollah terroriste, Hezbollah võitlejaid, Hezbollah komandore. Me oleme Hezbollah infrastruktuuri hävitanud, oleme neid kõvasti tabanud, oleme neid väga kõvasti tabanud. Meie kui sõjaline jõud oleme seda teinud. Hezbollah on vaid murdosa sellest, mis ta oli 3 aastat tagasi samal ajal. Sest Iisrael on aeglaselt, kuid kindlalt neid nõrgestanud ja nõrgestanud ja nõrgestanud. Üks põhjusi, miks Liibanoni valitsus saab öelda asju, mida ta varem kunagi ei öelnud, on see, et Hezbollah on palju nõrgem. Ma mõtlen, et varem, kui Liibanoni president oleks öelnud, et ta alustab Iisraeliga läbirääkimisi, nagu me praegu Washingtonis näeme, oleks Hezbollah ta kohe mõrvanud. See on tõsi. Nii et Hezbollah on endiselt olemas. Hezbollah on endiselt ohtlik. Hezbollah on endiselt vastik. Hezbollahil on endiselt relvad, kuid see on vaid murdosa sellest, mis ta kunagi oli. Ja see on tohutu Iisraeli võit, mis loob poliitilise potentsiaali. Sest nagu sa tead, oli alati nii, et Hezbollah oli ülivõimas ja Liibanoni riik oli ülinõrk. Aga tänu sellele, mida Iisrael teeb, on Hezbollah nõrgenenud. Seega on suhteliselt Liibanoni riik tugevamaks muutunud. Ameerika teeb koostööd selle uue Liibanoni juhtkonnaga.
ja on võimalik, et Iisrael peab võib-olla ikkagi veel sõjalisi samme astuma. Aga aeglaselt, kuid kindlalt muutuvad mängureeglid Liibanonis Iisraeli kasuks, Ameerika kasuks ja mis kõige tähtsam, paljuski Liibanoni rahva kasuks, kes lõpuks saab oma riigi tagasi. olgu, ma nõustun iga sõnaga, mis sa just ütlesid. Ja just sellepärast olen ma eriti vihane. Sest kogu selle arengu ja meie geniaalsuse, Piipri operatsiooni ja iga tapmise, juhtimise, nende samade hämmastavate operatsioonide tõttu Iraanis ja kõigi suurimate tapjate kõrvaldamisega ja nii edasi, me tegime uskumatuid edusamme. Kõik, mida sa ütlesid, on täiesti tõsi. Nüüd me kaotame selle hoo. Nüüd me laseme neil prussakatel, neil terroristidest prussakatel end uuesti üles ehitada. Ja kuule, sina ja mina teame mõlemad, et islamistid, seni kuni nad suudavad ellu jääda, seni kuni viimane neist suudab ellu jääda, peavad nad end võitjateks ja käituvadki nii. Ja kõige hullem, mida sellises olukorras teha saab, on öelda, okei, lähme läbirääkimistele. Ei. Saanud, sa alistud ja siis me enam ei tapa sind. Olgu, sa alistud ja siis me enam ei hävita sinu majandust. Sa alistud ja lased oma rahval olla vaba Iraanis ja Liibanonis ja siis sind premeeritakse, mitte enne seda. Ja need vaherahud, need on kõige halvemad võimalikud asjad. Nüüd, see ei tähenda, et ma tingimata arvan, et on vaja rohkem sõjalisi samme. Võib-olla mitte, okei. Võib-olla on vaja rohkem majanduslikku survet. Selles osas ei määra mina poliitikat. Aga president Trump ütles, et ei mingeid tuumarelvi, ei uraani, ei rikastatud uraani. Ja muide ta ütles intervjuus oma miinijale Fox Newsis laupäeva õhtul, et nad on juba nõustunud, et nad ei ehita tuumarelvi ja muide nad ei osta neid ka. Milline oleks sinu jaoks hea kokkulepe? Esiteks, ükski kokkulepe ei ole piisavalt hea, sest meedia kajastab seda. Me teeme suurepärase kokkuleppe, me teeme sellest suurepärase kokkuleppe. Muidu läheme lihtsalt tagasi ja lõpetame selle sõjaliselt. Aga see läheks kiiremini. See on ilmselt inimlikust vaatenurgast parem. Selles on ka midagi head. Tead, päästame palju elusid. Olgu need vastaspoole elud või mitte, sa päästad palju elusid. Aga me oleme väga hea kokkuleppe lähedal ja kui me suudame selle hästi teha, muidu läheme lihtsalt üle sellele, mida me nimetame sõjaosakonnaks. Ma eelistaksin kokkulepet, sest me saame väina kohe pärast allkirjastamist avada. Ainus garantii, mis mul peab olema, on see, et tuumarelvi ei tule. Nad on sellega nõustunud. Ja see oli väga huvitav. Alguses ütlesid nad, et me ei arenda tuumarelva. Ma küsisin, aga mis saab siis, kui te ostate tuumarelva? Nüüd ütleb see, et me ei arenda ega osta mingil moel sõjalist relva. See on suur erinevus. Nagu näete, oleme selle neilt juba saanud. Ei, nad on alati eitanud, et nad tahavad tuumarelvi. Iraani režiim on alati väitnud, et nad tahavad tuumaenergiat ainult rahumeelsetel eesmärkidel. Nüüd muidugi see on vale ja me teame, et see on vale ja nii edasi. Ja Trump teab ka, et see on vale. Nii et ära arvesta seda kui osa vastastikuse mõistmise memorandumist tehtud järeleandmistest, mis võiksid neile vabastada külmutatud vahendeid või midagi sellist. Minu mõte on see, et kõik, mida sa ütlesid, on 100% tõsi. See ei ole aeg peatuda ja öelda, et okei, need võimsad armeed, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid. Muide, Iraan on viimastel päevadel ja eile pommitanud Kuveiti ja Bahreini. Nad on võtnud sihikule Pärsia lahe piirkonna ja miks nad seda teevad? Me teame, miks nad seda teevad. Sest nad tahavad, et need riigid ütleksid Trumpile, okei, lõpeta juba. Lihtsalt tee nendega kokkuleppe, sest nad näevad, et Trump tegelikult ei tegele sellega. On tõsi, et USA on rakette kinni püüdnud ja võitleb. Aga mis pagana pärast, vabandust Mark, neid ründab Iraan samal ajal, kui nad peavad nendega ja Hezbollahka läbirääkimisi. Vabandust, aga see on kaasus belli, kui ma üldse kunagi sellist näinud olen. Nii et see on tõsi, iraanlased ründavad sihtmärki üle kogu lahe. Aga olgem ausad, ameeriklased ei seisa ka käed rüpes. Kui nad näevad, et iraanlased teevad midagi, mis neile ei meeldi, siis nad tegutsevad ja uputavad Iraani laeva ning ründavad Iraani sihtmärki. Ja nad on seda teinud kogu lahe piirkonnas. Võib öelda, et lahes käib pidevalt selline kurnamissõda või madala intensiivsusega võitlus koos majandusliku surve ja blokaadiga.
ja iga päevaga on Iraan nõrgem, iga päevaga on neil vähem raha kulutada. Ja seal on probleemid. Ja sama on Liibanonis Hezbollah'ga, mis läbib oma ajaloo kõige raskemat perioodi. Nende kõige raskem periood. Ja kui vaadata Liibanoni sisemist olukorda, siis kristlik kogukond Liibanonis on Hezbollah vastu. See on hämmastav ja see on hea, et sunniitlik moslemi kogukond on Hezbollah vastu. Suurepärane, et truuside kogukond on Hezbollah vastu, see on suurepärane. Aga tõeline revolutsioon on see, et Shia kogukond, mis varem oli Hezbollah nii-öelda kodubaas, kelle toetusele nad võisid loota, 100% või peaaegu 100% ulatuses. Kõik hiljutised raportid näitavad ja sunniidid, Shiaid, on umbes 40% Liibanoni elanikkonnast. Et oma kodubaasis näeb Hezbollah oma toetuse tasemes suuri mõrasid. Üha rohkem šiiite astub välja ja ütleb, Hezbollah, sa pead selle lõpetama. Hezbollah, sa ei täida enam mingit eesmärki. Hezbollah, sa tood Shia kogukonnale rohkem valu kui kasu. Ja see on tingitud Iisraeli sõjalisest tegevusest. Ja võib-olla peame sellega jätkama, aga ma ütlen, et meie surve ja poliitiline olukord liiguvad positiivses suunas. Ja ma tahan öelda seda, et mõnikord, ma arvan, et see oli Lenin bolševike revolutsioonis. Ma tsiteerisin kunagi Trotskit meie taskuhäälingus. Ja seekord tsiteerin ma Nõukogude riigi isa Leninit. Ta ütles, 1 samm tagasi, 2 sammu edasi. Teisisõnu, sa võid teha taktikalise taganemise, et edasi liikuda ja oma eesmärk saavutada. Ja ma arvan, et nii näebki Netanyahu olukorda. Ta teeb siin järeleandmise ja sama teeb ka Trump, eks. Aga mõte on selles, et hoia silm eesmärgil ja saavuta see eesmärk. Ja siin tahan ma öelda veel ühe viimase asja. Kindlasti mitte Netanyahu, aga Trump iga kord, kui ta on suu lahti teinud ja rääkinud Iraani juhtkonnast, on ta rääkinud Iraani juhtkonnast viisil, nagu ei Biden, ei Obama ega George W. Bush pole rääkinud. Nemad olid alati palju viisakamad. Ta on neid nimetanud, Trump on neid nimetanud fanaatikuteks, hulludeks, mõrvarlikuks sektiks, ma arvan, eks. Ma ei usu, et Trumpil oleks illusioone selle kohta, kellega ta tegemist teeb. Võib-olla teistel Ameerika juhtidel olid need illusioonid. Trumpil neid illusioone ei ole. Ja ma arvan, et see on tõsi, et ta oli kinnisvara arendaja enne poliitikasse minekut. Aga ma loodan, et see annab talle läbirääkimisoskused, et saavutada parim võimalik tulemus selles praeguses sõjas Iraani vastu. Ma arvan, et tal on selleks potentsiaali. Ma ikkagi, isegi kui Axios'i andmetel solvas ta minu peaministrit ja minu riiki, jah? Ma ikkagi olen optimistlik, et kogu see kriis Iraaniga lõpeb hästi. Iisraeli, Ameerika, maailma ja võib-olla isegi Iraani rahva jaoks. Noh, ma kindlasti loodan seda. Ja üks optimistlik märk on see, et varem iga kord, kui Axios avaldas mõne naeruväärse raporti selle kohta, kuidas Washington ja Jeruusalemm on põhimõtteliselt vaenlased, tuli kohe pärast seda näiteks 12-päevane sõda. Ja siis pärast seda oli 28. veebruar, kui toimus ühine operatsioon Iraanis. Nii et tegelikult on võimalik, et see, mis toimub, sina ja mina, ma tunnistan, mul pole aimugi, mis toimub. Ja lihtsalt sellepärast, et Trump ütleb seda ja teist ja kolmandat, mõnikord ta petab meid. Võib-olla ta ei peta, me ei tea. Ja üllatavalt vähe on lekkeid. Axiosi raport tegelikult ei olnudki, see on ainult leke, kui vestlus tegelikult aset leidis. Kui see nii ei olnud, siis on see vale, mitte leke. Ma mõtlen, et sa võid lekkida ka välja mõeldud loo ja kes iganes seda tegi, aga ma ütlen, et ma tõesti loodan, et sul on õigus. Ja kõik see, ma lihtsalt ütlen, et mul ei ole mingit probleemi sellega, kui Netanyahu teeb Trumpile järeleandmisi. Mul on aga probleem sellega, kui Trump ja Netanyahu teevad järeleandmisi Teheranile, Hezbollah'le, Hamasile, Fatahile. See on suur erinevus, kui sa ütled mees ja tema naine. Okei, see ei ole sama. Me peame olema ülimalt ettevaatlikud, sest iga samm, mille me järeleandmiste suunas tegime, oli viga. Või ma ütleksin, et kalkuleeritud riskid nende vaenlastega viisid meid otse 7. oktoobri veresaunani. Ja ma ei tea, millal me sellest üldse taastume. Olgu. Nii et no vastan nüüd, ma tahan tagasi minna Trumpi ja Netanyahu vahelise vestluse juurde, mis lekkis või tegelikult ei lekkinud, vaid Axios avaldas selle raporti, eks ole. Et see oli eriti napisõnaline. Kas see on õige sõna? Napisõnaline, eriti karm keel.
ja naljakal kombel paradoksaalsel moel võib-olla see teenib mõlema juhi huve ja ma tahan selgitada, miks. On ilmne, et iraanlased arvavad traditsiooniliselt, et kui Iisrael ja Ameerika omavahel tülitsevad, on see neile kasulik. Kuigi võib-olla täna nad muretsevad selle pärast, mida sa ütlesid. Et viimati, kui oli kuulda Ameerika ja Iisraeli juhtide tülidest, rünnati neid järgmisel päeval ootamatult. Nii et ma loodan, et nad mõtlevad ka sellele. Aga Trumpi vaatenurgast, tead, kui lekib info või ilmub uudis, et ta oli Netanyahu vastu karm, siis see on Trumpile hea. Ta näitab oma liidri omadusi. Teda kritiseerivad igasugused inimesed, kellele Iisrael eriti ei meeldi. Öeldakse, et Netanyahu veab teda ninapidi ja ta on lihtsalt Netanyahu sülekoer. Ja nüüd näitab ta maailmale, näitab Ameerikale ja näitab oma toetajatele. Tema teeb otsuseid ja ütleb Netanyahule, mida ta võib teha. Ja nii ongi. Ja Trumpi jaoks on see hea. Paradoksaalsel kombel võib-olla on see vestlus ka Netanyahu jaoks hea. Sest viimase 2-3 nädala jooksul, eks ole, on kõik öelnud Netanyahule, tema opositsioon. Jah, Lapid ja Bennett ja Eisenkot, kõik need inimesed ja Lieberman, kes tahavad Netanyahut peaministrina asendada, jah, tulevastel valimistel. Aga nad ütlevad, et Netanyahust on saanud Trumpi nukk, ta muutub Trumpi orjaks. Et Trump ütleb Netanyahule hüppa ja Netanyahu küsib, kui kõrgele. Ja et ta hoiab Iisraeli käsi kinni ning et meist on saanud vasallriik. Ja Iisraeli peaminister on vasallriigi juht ja innukas vasall. Ja kuna Trump on olnud Iisraelile nii hea sõber, siis Iisraelil pole muud valikut, kui täpselt seda vastu võtta, mida ta meile ütleb, eks. Ja lisaks on Trump aidanud Netanyahut juriidilistes küsimustes ja muudes asjades. Ja nii on Netanyahust saanud jõuetu juht, kes ei suuda kaitsta Iisraeli elulisi huve. See on opositsiooni narratiiv. Nii et need teated Trumpi ja Netanyahu erinevast vestlusest on hea Trumpile, sest Trump saab öelda, mina juhin mängu, eks. Keegi ei ütle mulle, mida teha. Mina juhin. Aga Netanyahu saab informeerida Iisraeli ajakirjanikke ja öelda Iisraeli rahvale, kuulge, Trump on suurepärane sõber, aga kui vaja, seisan ma Iisraeli huvide eest. Nii et paradoksaalsel kombel on see Axiosi raport, mis ilmselt on, vähemalt Iisraelis, on väga kõrged isikud öelnud, et nad on selle loo üle kontrollinud ja ütlevad, et see lugu on ebatäpne. Ebatäpne, vigane. Nad ei öelnud, et see on valeuudis. Nad ei öelnud, et see on valeuudis. Nad ütlesid, et see oli ebatäpne. Aga see võib tähendada ka seda, et võib-olla oli see pingeline vestlus ja võib-olla Trump ei kasutanud F-sõna ning sellepärast on see ebatäpne, eks? Te ju teate, Netanyahu ei kasuta kunagi F-sõna. Olete teda kaua tundnud ja ma pean ütlema, et Netanyahu ma ei ole kunagi kuulnud, et ta kasutaks F-sõna või mõnda samaväärset heebrekeelset sõna. Ta on oma käitumises äärmiselt vaoshoitud ja väärikas, aga Trump ei hoia end tagasi. Okei, sul on õigus. Ta oli New Yorgi kinnisvara arendaja ja tema keel peegeldab seda. Ja see on mõnikord ka väga värskendav. Aga ma olen kindel, et Netanyahu ei öelnud midagi sellist, ükskõik kui karm ta vestluses ka oli või ei olnud. Me teame, et ta ei vandunud. Aga asi on selles, Mark, kõik, mida sa ütled, on õige, välja arvatud see, et sa räägid kogu sellest geostrateegiast. Sa pead arvestama, et geopoliitika ei ole igas olukorras sama. See ei ole sama, mis Nõukogude Liiduga. Tead, väljapaistev nüüdseks lahkunud Bernard Lewis ütles alati, et see ei ole sama, mis vastastikune kindel häving Ameerika ja Nõukogude Liidu vahel. Miks? Sest islamistid, Teherani režiim ei hooli sellest. Teherani režiim ohverdaks rõõmuga ja ohverdabki kõik oma inimesed, et 12. imaam saaks minna paradiisi või kuhu iganes. Ja me nägime seda. Ja neil pole mingit probleemi oma enda rahva tapmisega, nende inimestega, kes lootsid Trumpi peale. Ja Trump ütles, et abi on teel. Ja las ma teen veel ühe märkuse. Ja seda on oluline öelda eriti lääne inimestele, kes tõesti tead MeToo liikumine ja kõik see. Kas sa tead, et revolutsiooni kaardivägi ja Basitši miilitsad, üks asju, mida nad naistega teevad, on nende vägistamine. Naissoost vangide ja naiste vägistamine enne nende tapmist, et nad ei saaks paradiisi minna. Nii et pärast surma. Olgu, see on tava nende seas, ma ütleksin, et nad on loomad, aga loomad ei ole julmuses süüdi. Loomadel on lihtsalt oma loomus. Mida ma üritan öelda on see, et sa ei saa kasutada sama strateegiat
geopoliitilist strateegiat islamistidega, nagu sa teed. Sellepärast, kui Trump ütleb, vaadake Venezuelat, vaadake, mida me tegime, me lihtsalt läksime sisse, tegime seda. Venezuela ei ole islamistid. Sa ei saa seda sellega võrrelda. Ja mina lihtsalt loodan, et Lähis-Ida eksperdid, meie. Muide, 1979 aastal, kui need inimesed võtsid Iraani üle, oli Ameerika üks probleemidest CIA. Keegi ei osanud farsi keelt, keegi ei teadnud, mis seal toimub. See oli nende idee. Neil oli palju infot sarnaselt 7. oktoobrile. See on nagu Jimmy Carter ärkas ühel päeval üles ja ütles, mis? Minu saatkond on pantvangi võetud. Mis? Mida ma saan selle vastu teha? Olgu. Ma püüan öelda, et me peame õppima, nagu Trump ütleb. 47 aastat on nad läänt ninapidi vedanud, aga nad tapavad ka oma enda inimesi, notivad neid. Ja need inimesed on president Trumpis pettunud. Ja ma mõistan neid. Nii et meie taskuhääling on kestnud juba pool tundi ja lõpetame Iisraeli poliitika teemaga. Ja nimelt ei ole meil endiselt valimiste lõplikku kuupäeva teada. Me teame, et see toimub kas septembris või oktoobris, aga lõplikku kuupäeva pole veel otsustatud. Me arvasime eelmisel nädalal, et ehk selleks ajaks, kui me sel nädalal kohtume, on meil lõplik kuupäev olemas, aga veel ei ole. Ma eeldan, et järgmise nädalaks peab see kuupäev paigas olema. See on siiski selge, sest põhiseaduslik olukord muutub kohe, kui valimiste kuupäev on paigas. Ja koalitsioon on surunud seadusandlust läbi, et jõuda seaduste vastuvõtmiseni, enne kui parlament end ise laiali saadab ja me läheme valimistele. Ja nad on seda läbi surunud, keskendudes peamiselt kohtureformi küsimusele, mis oli Iisraelis väga suur teema vahetult enne 7. oktoobrit. Ruuti, kas sooviksid selle lühikese aja jooksul, mis meil veel jäänud on, midagi selle kohta öelda? Ma tahaksin öelda, et ma usun, et kohtureform saab olema üks selle valimiste põhiküsimusi, sest varem oli alati keskmes Palestiina riikluse teema. Kummal poolel sina selles küsimuses oled? See oli ammu aega tagasi, aga enam see nii ei ole. Isegi vasakpoolsed ei räägi sellest enam, sest tead ju küll, palestiinlased ei jäta kunagi kasutamata võimalust käest lasta. Ma usun, et kohtureform saab siin olema võtmeküsimus. Mida sina arvad? Ma arvan, et see on tõsi, see saab olema tõesti keskne teema, sest see jagab kaks poolt väga selgelt. Palestiina küsimus enam ei lõhesta. See lõhestas varem Iisraeli ühiskonda. Täna, nagu sa õigesti ütlesid, ei taha vasakpoolsed sellest rääkida. Kui sa sunnid neid sellest rääkima, siis nad ütlevad jah, aga see ei kuulu nende jutupunktide hulka. See ei ole osa nende kampaaniast. Ja ma räägin sulle ühe loo. Ja sellega võib-olla lõpetamegi oma saate. Enne viimaseid valimisi, meil olid viimased valimised, see oli 22. aastal, detsembris 22. Ja valitsus moodustati 23 aasta alguses, õige? Ma mäletan, et nii oli. Valimised olid 2022 aasta novembris ja valitsus moodustati detsembri lõpus. Detsember 22.22. Ma mäletan seda ja see on hea lugu, mida jagan sinuga ning meie vaatajate ja kuulajatega. Ja nad võivad mulle hiljem öelda, kas neile see lugu meeldis või mitte. Ma elasin Modinis, seal samas, kus ma praegugi elan, ja olin valgusfoori juures, kui sisenesin Tel Avivi peateele. Ja Meretz, see vasakpoolne, väga rahumeelne partei, mis on seotud Oslo protsessi, Peace Now liikumise ja 2 riigi lahendusega, jagas kõigile valgusfoori taga ootavatele autojuhtidele punaseid roose. Ja sellel roosil, mille sa said, ma ei tea, kui palju nad pidid selle eest maksma, aga võib-olla said nad mõnelt vasakpoolse kibutsi talunikult allahindlust, jah? Ja seal oli 5 põhjust, kui ma õigesti mäletan, võib-olla oli neid 6, aga seal oli mitu põhjust, miks peaksid hääletama Meretsi poolt. Ja põhjus number 1 oli see, et me peame Netanyahust lahti saama. Loomulikult tahavad nad Netanyahust lahti saada. Põhjus number 2 oli, et peame tagama, et LGBTQ kogukonnal Iisraelis oleksid täielikud võrdsed õigused. Põhjus number 3 oli naiste õigused. Põhjus number 4, me peame võitlema usulise sunduse vastu. Põhjus number 5 on, et me peame seisma õigusriigi ja Iisraeli liberaalse demokraatia eest ja nii edasi. Kusagil selles nimekirjas polnud kirjas 2 riigi lahendust ega Palestiina riigi loomist. Ja kui vasakpoolsed ei taha sellest oma valimispropagandas rääkida, ma ütleksin palestiinlaste sõpradele välismaal, mitte hullumeelsetele antisemiitidele, vaid inimestele, kes tunnevad kaasa palestiinlaste püüdlustele. Ma küsiksin teilt, et sellised inimesed nagu Netanyahu on alati väga skeptilised palestiinlaste suhtes. Olgu, hästi. Aga kui Iisraeli vasakpoolsed, need, kes kunagi toetasid Oslo lepet, 2 riigi lahendust ja leppimist,
kui nemad ei taha sellest rääkida, kui palestiinlased on kaotanud, Iisraeli vasakpoolsed, mida on palestiinlased teinud? ja kõik see lugu Roosiga valgusfoori juures, see oli enne 7. oktoobrit. Mõtle, kui palju sellele on pärast seda rõhku pandud. absoluutselt. Noh, järgmise nädalani ja loodame, et meil on, ma ei tea, järgmisel nädalal igal rindel häid uudiseid. Ma loodan ka.